teisipäevad, taaskord on teisipäevad käes minu üks lemmikutest nädalapäevadest, sest siis toimuvad meil veebikool ettevõtjatele grupis tasuta kasulikud laivid ettevõtjatele. Ehk siis tuleb külaline külla ja näitab, kuidas midagi ära teha. Ja minu nimi on Triin Pärn jätkuvalt ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja minu peal on vedada siin grupis laive. Et kui sa ei ole meie grupis veel, kui sa vaatad meid YouTube'ist hetkel, siis tule kindlasti gruppi ka, siis saad laivi ajal küsida küsimusi ja külaline saab ka vastata. Mul on täna külas Pipi, nii vahva Pipi Treier, et sa tulid meile täna külla ja ma ütlesin sulle, et kindlasti ma tahan, et sa tuleksid, sest et sinu Instagrami konto on nii põnev. Ma hetkel räägin siis Nana lasteriiete leheküljest Instagramis ja mulle nii meeldib, kuidas sa ennast seal näitad hästi palju, ennast enda toodetega. Tihtipeale võib-olla ongi mingi klõps e-poe pilt, seal kuidagi puudub elu, et sa kuidagi oskad tuua asju ellu. Tere tulemast, Pipi! Tere tulemast! Küsi kohe, kuidas üldse sai alguse lasteriiete tootmine, et sa võid natuke rääkida, et mida sa pakud inimestele? Nana lasteriidet pakub siis lastele mütse, kindaid, salle ja aja jooksul tegelikult on valikusse lisandunud ka tooteid täiskasvanutele. Põhimõtteliselt kõik sedama tootevalik, mis on lastele, mütsid, sallid, kindad on tuleviku teema, aga kõiki neid tooteid tegelikult pakume tänaseks juba ka täiskasvanutele, sest emedissid tahavad ka ennast soojasse panna, kui nad lastega õue lähevad. Aga kuidas see kõik alguse sai? Loomulikult iseenda vajadusest. Kui lapsed olid väiksed, siis lastel käed pidevalt külmatasid. Meie esimene toode oligi tegelikult kindad lastele, siis merino ja lambavilla voodega. Ja kuna meil endal oli see probleem, et käed olid pidevalt külmad lastel tuppu tulles ja paljud kindad olid ebamugavad, kohmakad, olid pidevalt käest ära. Ja kuna mu ema oli ju tegelikult kindaid ja mütse teinud juba siis, kui ma ise väike olin, ja kuna mul oli ka väike vend sellel ajal, kes on siis minu laste onu tegelikult, siis kui lapsed olid väiksed, siis hakkas siis ema katsetama uuesti kindaid, aga nüüd siis natukene teiste materjalidega, sest et nüüd on ju populaarne merinovill ja kõik sellised teistsugused materjalid. Ja siis hakkasime tegema neid kindaid. Alguses tegelikult me tegimegi endale, mõned panime Facebooki Marketplace'i ülesse ja üsna ruttu siis tegelikult hakkas info suust suhu levima. Inimesed hakkasid soovitama, kirjutama, et mul sõbranna soovitas. Ja siis me saime aru, et tegelikult ju see probleem on palju laiem, et ei ole ainult see, et meil on see probleem, vaid on ka teistel see probleem. Ja siis mõtlesime, et teeme siis selle pereettevõtte ära. Ja nii see tegelikult alguse saigi omaenda vajadusest. Ja see ongi kõige parem, sest siis sa oled nii südamega seal juures ka, et endal on vajadus, äkki kellelgi on veel seda lahendust vaja ka. Ja just. Nagu pereettevõte, see teeb alati nii südame soojaks, kui on pereettevõte. Et jah, tänaseks, me alustasime ju emaga põhimõtteliselt kahekesi, et tema siis ju tegi need tooted valmis ja mina tegelesin siis turunduse ja müügiga, mis on mulle südamelähedasem. Aga tegelikult tänaseks on ju meie tiimiga liitunud ka üks mu õdedest, kes siis on ka minu ülesandeid endale võtnud, on ka selline hunt kriimsilm, kes teeb kõike, alates siis õmblemisest kuni klientidega suhtlemise ja arvete tegemiseni. Ja tegelikult ka üks teine õde veel, kes siis vahepeal käib abis, aitab ka siis nii-öelda siis, kui on kiiremad ajad või SOS olukorrad, kui on vaja midagi välja lõigata, kui on vaja müügileti taha minna. Et selles mõttes jah, selline väike pereettevõte. Väike, Pipi, sa loedad järjest enda pereliikmeid, see on täitsa suur pereettevõte juba sul. Siin on vaja ka mainima, et vanaema käib ka vahepeal abiks, lõikab ja lõikab seal mingisuguseid väikseid asju välja või lastest, kes on vahepeal modellideks. No täpselt. Sa täna räägidki, et sa ütlesid just, et sinu peal oli see turundus. Nii et mida sa meile täna näitad? Sul on ka väike esitlus. Esitlust kokku panin, siis ma mõtlesin kõigepealt sellele, et mis on need 5 nippi, mis on mind päriselt ka Instagramis siis aidanud. Ja
täna ma siis räägingi enda kogemusest, nendest 5 asjast, mis kõige enam on mind aidanud. Eks neid asju on väga palju ja tihtipeale tegelikult ju Instagramis räägitakse algoritmidest, räägitakse postitamise kellaaegadest, hashtagidest, hookidest. Aga kui ma siis eile mõtlesin, et mis need on, mis on mind kõige rohkem aidanud, siis on need hoopis täiesti teised asjad. Asjad, mis siis tekitavad usaldust. Ja loomulikult kõik need hookid ja postitamise kellaajad, algoritmid on ka olulised, aga täna ma siis lähenesin asjale usalduse poole pealt. Nii et esimene siis nipp on räägi oma lugu. Lugude rääkimine on üks kõige tugevamaid müügiviise. Räägi sellest, mida sa teed, mida sa pakud, kuidas sa oma ettevõttega alustasid, miks sa alustasid, mis probleem sul oli, kuidas sa selle lahendasid, sest inimesed ei osta ainult toodet, nad ostavad ka seda lugu, mis on siis selle ettevõtte taga. Ja väga tihti, kui sa hakkad seda lugu rääkima, siis inimene pigem seostab seda või ta mõtleb, et okei, mul on ka see probleem olemas ja see lugu seob siis rohkem sind ettevõttega ja tekitab usaldust. Teine, siin peaks olema nüüd üks pilt kõrval, ma ei tea, miks seda ei ole, ma ei tea, kas teil on näha või ei ole, aga näita siis ennast ja räägi oma näoga. Ma korra mõtlesin, et kas ma panen selle punkti siia sisse või ei pane, sest saab teha väga head sisu, väga mõjusat sisu ja väga hästi müüa ka ilma oma nägu näitamata. Aga kui ma mõtlesin, et ma räägin ikkagi oma kogemusest, siis mulle tundus, et minu loo ja minu kogemuse puhul on see tõesti üks väga oluline tegur, et ma näitan kõike enda näoga ja räägin ise siis sellest tootest. Sellepärast, et inimesed ostavad inimeselt, mitte ettevõttelt. Ja kui sa räägid enda näoga, siis tekib palju parem usaldus, inimesed tunnevad, et nad tunnevad sind ja tekib palju parem side sinu ja sinu kliendi vahel. Ma toon siia veel paar näidet, miks on näoga rääkimine oluline. Esiteks, siia võib tuua tegelikult ka kohe Triinuga näite. Kui mul oli vaja raamatupidajat, siis ma tegelikult juba ammu olin Triinu jälginud ja tänu sellele, et ta lõi siis sisu oma näo ja nimega ja mul oli juba selline kontakt ja usaldus, sest ma nägin, kuidas on tema pühendunud kogu sellesse asja, kuidas ta seda teeb ja mul oli palju lihtsam minna tema juurde, kui võtta keegi võõras, keda ma ei tea, kui siis see minna Triinu juurde, sellepärast et Triin oli juba selle usalduse ja sideme loonud. Ja ma mäletan, kui ma saatsin mingi uudiskirja ka välja, et kui ma majandusajast aruan, et tõin uudiskirja listile, siis kirjutasin niimoodi, et mul on hetkel raamatupidi olemas, aga ma võtan teadmiseks. Ja see oli nii ja oli küll nii, jah. Et mingi hetk ma lihtsalt tundsin, et mul on kuidagi vaja midagi enamat või kuidagi rohkem tuge. Aga tõesti, et kuna ma olin Triinu juba nii ammu jälginud ja tegelikult, kui ma ka selle kirja sulle kirjutasin, siis tegelikult ma tundsin, et jah, mul oleks võib-olla vaja, aga kuna mul ikkagi praegu veel sel hetkel toimis ja oli olemas ja ma ei olnud lihtsalt sel hetkel valmis seda uut sammu tegema, siis lihtsalt ma sel hetkel ütlesin ära, aga tegelikult see töö, mis sa olid juba enne seda teinud, ma arvan, et ma olin tegelikult sind juba jälginud aasta või ma isegi ei kujuta ette, kui kaua, aga see hetk, kui ma siis tundsin, et mul on vaja seda teenust, antud hetkel siis teenust, see võib olla ka toote puhul, et kui sellest tootest või teenusest räägitud ja sa olid juba ka enda näoga seda rääkinud, siis ma teadsin kohe, kelle poole ma pöördun. Et kui seda ei oleks olnud, siis ma oleks lihtsalt läinud, ma ei tea, kas Google'isse või küsinud kuskilt, kes on kõige parem raamatupidaja, keda te soovitate, aga ma teadsin täpselt, kuhu minna just tänu sellele, et sa olid seda sisu niimoodi loonud, et minul oli juba see usaldus ja kontakt olemas. Kuigi sina võib-olla mind tõenäoliselt ei teadnud, siis minu puhul see selles mõttes nagu toimis. Täpselt sinu puhul ongi ju see, et kui sina oledki Nana lasteriiete nagu see reklaamnägu, siis ongi nii vahva, et see omanik ise näitab neid enda tooteid seal. Et see on nii hea näide, see, et näita ennast ja räägi oma näoga. Ja tegelikult siia üks väga mõjus või üks selline minu enda kogemuse lugu ka seoses siis müügiga ja sellest, et
ma olen tegelikult päris tugeva persoonibrändi loonud tänu sellele, et ma siis olen nii palju sisu loonud, ma olen klientidega suhelnud, ma olen rääkinud tootest ja kogu aeg ise pildis olnud. Ja tegelikult nüüd, kui mul on vaja panna müügiletti uus inimene, uus müüja, siis kui mul on õde leti taga olnud, siis ta on tegelikult ise kuulnud, kuidas siis on inimesed mööda läinud ja öelnud, et tuleme tagasi siis, kui on see teine naine siin ja nad mõtlesid selle all mind, No siis see tähendab ainult seda, et sinu õde tuleb ka letti tuua sinna Instagrami kontole. Just nimelt, et tegelikult see on ka selles mõttes hea õppetund ja kogemuslugu teistele, et kui keegi tahab hakata veel, et kui endal on juba see persoonibränd olemas, aga sa tahad võtta kellegi tiimi endale juurde, kes siis aitaks ka sul müüa, et siis tegelikult juba eelnevalt hakata looma sisu koos temaga, näitama tema ekspertsust niimoodi, et inimesed siis saaksid usaldada ka seda inimest, kes teine seal leti taga on. Et ise ei tule sellise asja pealegi, et ma tulen, panen kellegi teise leti taha ja see toimib täpselt sama hästi, sest et ettevõte on sama, toode on sama, aga see on hea näide sellest, et me ei osta ettevõttelt, et me ostame inimeselt, et me tahame ikkagi rääkida ja suhelda selle inimesega, kellega meil on juba kontakt ja usaldus olemas. Vot sellised näited siis selle punkti juurde. 3. punkt, räägi probleemist, mitte tootest. See on ka selline ülioluline edutegur. Tihtipeale me kipume rääkima lihtsalt tootest, mis on ka väga oluline. Ma üldse ei ütle, et seda peaks tegema, seda peab kindlasti tegema. Et kui sul on mingisugune toode, näiteks kas oletame need samad kindad, mis meil on, et ma räägin selle funktsioonidest, selle materjalist. Aga kõige enne kui ma hakkan tootest rääkima, peame rääkima probleemist. Siin on ka toodud näide, et kuidas siis mitte võib-olla, mis ei ole nii hea variant, millega kohe alguses läheneda, et need kindad on kvaliteetsed ja soojad. Ja teine variant, tead seda tunnet, kui sa ostad lapsele uued kindad, aga käed on ikka külmad. See teine lause paneb kohe tundma, et oota, mul tõesti on see probleem. Ma just ostsin kindad, kallid kindad, tegin tausta-uuringut ja ikkagi need käed on külmad. Ja sellisel viisil, kui me räägime sellest probleemist ja inimene tunneb selle probleemi ära, et tal on see probleem, siis ta jääb kuulama. Ja nüüd on see koht tegelikult, kus sa hakkad alles tootest rääkima. Et mitte ei alusta sellest, et nii, siin on kindad, need on sellised ja sellised, vaid sa räägid sellest probleemist ja siis see probleem tekitab seda tunnet ja siis ta jääb sind kuulama ja siis alles räägid sellest tootest. Ja kui sa nüüd oled sellest tootest ka ära rääkinud, siis on hästi loomulik ja loogiline jätk. Eriti siis story tellingus, näiteks kui teha Instagrami story tellingut, jagada klientide tagasisidet ja päris kogemusi. See tagasiside jagamine on samamoodi ülitugev müügitööriist. Ja miks? See on siis sellepärast, et inimesed usaldavad teisi kliente rohkem kui ettevõtet. Kui ettevõte räägib ise, et see on nii hea toode, see on selline ja me ju kõik ettevõtetena tahame müüa oma toodet ja me peamegi rääkima oma tootest niimoodi. Aga kui nüüd räägib sinu tootest inimene, kes on raha maksnud toote eest, ta on ise seda kasutanud ja ta jagab oma tagasisidet, siis see on alati palju-palju mõjusam kui see, kui me ise räägime. Ja mida sa siis saad teha? Saadki teha näiteks jagada mõnda kliendi sõnumit, pilti, kui klient on saatnud pildi tootega, aga muidugi nõusolekut tuleb alati küsida, eriti piltide puhul, et pilti me ei saa võtta niimoodi, et klient saadab pildi nüüd lapsest mütsiga ja siis me jagame seda, et alati tuleb küsida seda nõusolekut. Aga jah, see tagasiside jagamine justkui nagu kinnitab siis kõike seda eelnevat, mida sina oled rääkinud alates sellest probleemist, lahendusest, tootest ja tagasiside paneb siis selle nii-öelda punkti i peale ja tekitab siis selle tunde, et okei, nüüd ma olen valmis seda ostma või õigemini siis nagu usalduse, et jah, see kõik on nii, nagu ju see ettevõte siis rääkis sellest. Ja mida saab veel teha, on jagada näiteks kliendi kogemust, et kui sul, ma ei tea, minul näiteks müügipäevadel tekib väga palju selliseid, see, et ma jään nagu kliendiga rääkima, klient tuleb, ta tuleb mingi probleemiga, ta ütleb, et ma ei tea, meil on kogu aeg kõrvad paljad
ja siis ta saab selle lahenduse ja ta on väga rõõmus, et ta leidis nüüd lõpuks ometi selle mütsi, mis hoiab päriselt kõrvad tuulest peidus. Ja ta ütleb, et ma ei tea, meil on kogu aeg olnud probleem sellega, meil kõrvad jäävad tihti haigeks ja nüüd see kogemus, mida klient mulle ise rääkis, nüüd ma võin väga vabalt teha näiteks sellise story, et ma räägingi, võtta telefoni kätte ja räägin sellest kogemusest nii, nagu see kogemus oli. Ja ka sellised kogemuslood, mida me ise räägime siis storydes, need on ka ülihästi mõjuvad, sest see jälle tekitab seda usaldust selle toote ja teenuse vastu. Siis 5. nipp on siis call to action ehk siis üleskutse, ütle, mida järgmisena teha. See on tihtipeale üks olulistest lülidest, aga see, mille me unustame tihtipeale teha, et tehakse väga hea postitus, aga unustatakse ära, siin ma kirjutasin, et unustatakse ära müük, aga tegelikult see järgmine samm, et mida me tahame, et inimene järgmisena teeks. Et alati see peab olema, et mine osta või saad tellida siit, see võib olla ka üleskutse mingile tegevusele, et näiteks kui me tahame tõsta kaasatust, et jaga kommentaarides, räägi oma lugu, jaga kommentaarides oma kogemust või pane like sellele postitusele, kui see oli sulle kasulik või tag'i inimene, kes peaks ka seda nägema. Et ütle inimesele, mida ta peab järgmisena tegema ja kui see ongi nüüd see nii-öelda müüv postitus või story telling ja sa tahad, et inimene siis jõuaks ka ostuni, sa oled kõik etapid juba otsast peale nagu õigesti ära teinud, sa oled rääkinud probleemist, sa oled rääkinud lahendusest, sa oled rääkinud ja tutvustanud toodet, sa oled jaganud sinna ka tõestuseks selle tagasiside või kliendi kogemuse, siis nüüd viimane samm on veel teha see, et suunatada siis sinna kas e-poodi ostma, tutvuma toodetega, et siis see müük saaks ka tehtud. Ja tegelikult need 5 nippi said läbi, aga kuna mul oli väga keeruline tegelikult ainult 5 kokku panna, siis ma tegin ka paar boonuslaidi. Ma ei tea, kas meil on aega natukene veel, kui kaugel me ajaliselt oleme? Ja, on ikka. On ikka. Lihtsalt ise tahaks ju anda endast kõik, rääkida võimalikult palju asju ja 5 tundus kuidagi niimoodi, et jääb puudu ja ma mõtlesin, mis ma selleks 5. panen ja siis paningi selle üleskutse. Aga tegelikult võiks ju rääkida ka korra sellest, et üks asi on see, et me müüme, aga kui me kogu aeg ütleme kliendile, et osta see toode, siin on soodustus, siin on uus toode ja me räägimegi ainult sellest nii-öelda müüvast sisust või teeme seda müüvat sisu, siis see on tegelikult igav ja väsitav ja tegelikult see, et kogu see müük kokkuvõttes siis meie eesmärk on ikkagi ju saada müüki, et inimene jõuaks selle müügini ja et see sisu oleks huvitav ja ta tahaks olla meiega pikemat aega, kas siis sellel kontol või sellel story'de sarjal, siis tegelikult peaks tegema lisaks müüvatele postitustele ka sellist sisu, mis siis näitab brändi, räägib brändi lugu, avab brändi sellist tausta, väärtusi, hästi mõjuvad sellised postitused ja sisu, kus sa jagad kasulikke nippe, kuidas seda toodet kasutada, ma ei tea, kuidas hooldada toodet. Ma hetkel küll räägin nagu väga enda selle konto pealt, aga jagada selliseid ka kasulikke nippe ja tegelikult ka meelelahutuslikku sisu. Et ma ei tea, kui minul on näiteks sihtrühmaks ja sihtgrupiks jälgijateks enamasti väikelaste vanemad, et siis tegelikult väga hea nipp, mida kasutada, on jagada siis võib-olla sellist meelelahutuslikku sisu, kus need emad saavad samastuda. Ma pean tunnistama, et ma ise teen seda küllaltki vähe, sest lihtsalt ajalist ressurssi on nii vähe, aga lihtsalt panna ka sinna mingisugust sellist meelelahutuslikku sisu, mis siis aitab tuua uusi nii-öelda inimesi sellele kontole, et riilid on ju väga hea vahend selleks, et teha mingisugune meelelahutuslik sisu, inimesed jäävad vaatama, nad tulevad su kontole ja siis sealt edasi nad saavad juba vaadata ka seda nii-öelda müüvat sisu, mis siis aitab lõpuks siis jõuda selle müügini. Teine boonus, läksin kogemata üle, on see, et julge olla ebatäiuslik ja minu arust see on nagu ka üks mega oluline punkt siia, sest ma ise olen pigem olnud see inimene, kes tahab, et kõik on täiuslik, mul tekib peas mingisugune
visioon, enda ideaalne ettekujutus, kuidas võiks mingi postitus välja näha, kuidas mingi video võiks välja näha. Ma ei tea, näiteks täna siia tulles, et ma tahaks, et oleks valge taust, ülihea valgus, aga ma tean, et ma ei saa seda. Et ma oleksin võinud öelda, et ei, et ma ei tule siia näiteks sellepärast, et ma ise tunnen, et siia on vaja nüüd valget tausta ja väga-väga head valgust, on ju. Aga siis ma oleksin jätnud siia tulemata või ma jätan postitamata mingisuguse story, kus ma siis ise räägin, aga mul läheb üks sõna sassi või ma ei tea, üks juuksekarv on siit natukene püsti ja ma avastan selle alles hiljem, kui ma hakkan seda postitama ja ma jätan selle väga hea sisu tegelikult jagamata, sellepärast et ma mõtlen, et okei, see ei ole nüüd ideaalne. Ja tegelikult, kui me jätame või ajame taga seda täiuslikkust kogu aeg, siis see pidurdab kasvu, sellepärast et see on küllaltki ajakulukas. Me kulutame palju aega sellele, et teha mingi postitus ideaalseks, aga tegelikult, kas see on alati oluline? Palju olulisem sellest on see, et see sisu annaks mingisugust väärtust, jagaks mingisugust lugu, et tegelikult see sisu on palju olulisem kui see, et kuskilt on midagi, mis ei ole meie ideaalile ja tegelikult isegi kui sa postitad selle mittetäiusliku video või pildi või postituse, siis tihtipeale sellised videod mõjuvad palju-palju paremini kui need üli ära timmitud kõik ja kohendatud videod ja postitused. Et kui me jätame need asjad jagamata, mis tegelikult sisu mõttes on väga head, siis lõpuks meie kasv pidurdub päris korralikult. Ehk siis kõige paremini mõjuvadki need ausad ja spontaansed ja päris hetked, sest inimesed loovad sideme päris inimestega. Nii et selline mõte ka siia juurde. Ja kolmas, mis on ka selle kõige eelneva jutu oluline punkt, et ole järjepidev. Usaldus ja müük ei teki ainult ühest postitusest. Need tekivad siis, kui inimesed näevad sind korduvalt aja jooksul järjepidevalt. Ja see on väga oluline märksõna. Ma ise ka tihtipeale või jäävad selles mõttes pausid sisse, et mingi periood oled hästi aktiivne, teed midagi ja siis tuleb, kas energia saab otsa, aeg saab otsa, tulevad mingisugused asjad vahepeale ja siis jälle ei postita ja siis tunned, et sa oled läbi kukkunud, et issand, ma nüüd jälle ei suutnud olla järjepidev. Aga ma olen aja jooksul õppinud seda, et tegelikult ka ebastabiilselt järjepidev on parem kui mitte midagi. Et teed vahepeal väikese pausi, puhkad, sest et sotsiaalmeedia on ka päris selline kurnav ja väsitav. Ja kui sa teed selle vahepeal pausi, siis tuled lihtsalt uue energiaga tagasi ja lihtsalt oluline on tulla tagasi, mitte see, et okei, ma nüüd jätsin pooleli ja hakkad selle pärast muretsema või et mida nüüd teised arvavad, kui ma jälle pilti tulen. Et alati tulla tagasi, hakata jälle edasi tegema ja usaldus ja müük kasvavad ajaga. Ja kokkuvõtteks siis hea müük Instagramis võrdub usaldus. Me võime teha küll kõiki neid erinevaid asju. Me võime jälgida algoritmi, kellaaegasid, huuke, timmida kõik visuaalid üli ideaalseks, aga tegelikult kõige rohkem ikkagi mõjub see usaldus ja usalduse kasvatamine. Ehk siis jaga oma lugu, näita ennast, räägi probleemist, jaga päris kogemusi ja nii saad luua suhteid, mille peale on juba müüke väga lihtne üles ehitada. Nii et kõige rohkem müüb usaldus ja hea lugu. Tänan kuulamist. Aitäh, Pippi, kohe näha, et sul on tegelikult kirg ka selle sotsiaalmeedia vastu ja selle turundamise vastu, et sul on nii hea kombinatsioon sellest. Ja ma täitsa tunnistan seda, et mulle tõesti väga tegelikult meeldib sisu luua. Ma ausalt öeldes kunagi ei oleks arvanud, et mina hakkan Instagrami midagi postitama, veel vähem oma näoga rääkima või tulen siia laivi ja hakkan kellelegi sellist asja rääkima. Ma ei oleks elus uskunud, sest ma pigem olin selline tagasihoidlik inimene. Mis ikka mina siin midagi teen, kes olen mina, et siia tulla midagi postitama, midagi tegema. Aga tegelikult tuleb see ära unustada, tuleb teha seda, mida sa tunned, et sa pead tegema või mis on sinu jaoks oluline või sinu ettevõtte jaoks oluline, sinu enda kasvuks oluline. Ja tuleb lihtsalt ära unustada kõik need hirmud, et mida kõik teised arvavad. Absoluutselt. Ja mulle nii meeldis see lause, mis sa ütlesid, et ebastabiilselt järjepidev.
ja see on ka õpitud selline, mis käib ajaga kaasas, et see tegelikult ei ole võimalik olla ju kogu aeg ikkagi aktiivne ja kogu aeg luua seda sisu, sest see sisu loomine on päriselt, noh, ta on ikkagi päris ajakulukas, et see, kui me paneme ühe riili üles, teiste jaoks on see maksimaalselt võib-olla 1 minut, teinekord 10 sekundit, aga see aeg ja energia, mis sa tegelikult ju sinna paned, see on nüüd tohutult suur, mõnikord on see 3-4 tundi lausa, selle video filmimine, monteerimine, sinna tekstide mõtlemine, postituse juurde mõtlemine, et see kõik on selles mõttes nagu vassitav, et see on täiesti okei, kui me alati ei jõua teha või tuleb elu vahele, aga lihtsalt oluline on tulla alati tagasi. nii et sulle Pipi sisuidee ka, näita meile seda protsessi, kui kaua võtab ühe hea riili tegemine. jah. aitäh, Pipi, et sa tulid ja sa nii põhjalikult meile jagasid neid mõtteid ja noppeid ja tõid ka päriselu näiteid, et see alati aitab rohkem seda nagu kogu kompotti, et üks asi on teooria, aga teine asi, millised näited ka seal on. ja Kaari küsib, et kui palju sa kasutad ai-d selle kõige juures, turundamise juures? See, kuidas mina ai-d kasutan, on ma üldiselt kasutan siis, kui mu mõte jookseb kokku. Tihtipeale kõigepealt, kui on nagu need paremad päevad või mul tuleb mingi mõte, ma kirjutan selle ülesse ja tulen siis selle juurde siis, kui ma päriselt hakkan postitust looma. Aga tihti juhtub niimoodi, et kuidagi mõte läheb kokku või kuidagi sa ei leia neid õigeid sõnu või kuidagi lihtsalt vahepeal see ei toimi nii, kõik ei tule nii kergelt. Aga mina kasutan tihtipeale siis ai-d ja kasutangi niimoodi, et ma annan enda sisendi, ma kirjutan selle, näiteks ma tahan jagada kliendi kogemust, aga ma mõtlen, et kuidas seda nüüd üles ehitada kõike. Ma kirjutangi selle teksti ai-sse valmis. Kirjutan selle kogemuse, ma ütlen, et ma tahan teha story tellingut ja tema siis annab näiteks ette selle struktuuri mulle ja annab mõtteid, aga ma mitte kunagi ei kasuta täpselt seda, mida see ai mulle ütleb, et ma saan sealt ideid ja mõtteid, aga ma muudan selle lõpuks ikkagi enda jaoks. Ja kui sa küsid, et kui tihti ma kasutan ai-d, ma ei tea, postituste tegemisel või igapäevaselt, siis tegelikult suhteliselt iga päev, et ikkagi, kui ma teen mingisuguse postituse, pigem jah postituse, siis ma ikkagi lasen selle tihtipeale ai-st läbi, sellepärast et isegi kui mul on juba väga hea see postitus olemas, siis ikkagi ai kuidagi aitab neid mõtteid koondada või panna kuidagi või annab selle ühe hea lause sinna juurde või seob kuidagi nad nagu paremaks tervikuks ja siis lõpuks ma ikkagi korrigeerin selle veel üle. Aga jah, ikkagi igapäevaselt kasutan, aga jah, mitte kunagi ei tee niimoodi, et ma ei tea, tee mulle nädala sisuplaan ja postitused valmis ja ma panen postitused. Ma ütlen, et minu jaoks, minu kontol selline asi ei mõjuks, et mul peab ikkagi tulema see kuidagi enda sisendi pealt, enda emotsiooni pealt ja niimoodi kuidagi toimib see minu jaoks kõige paremini. ma arvan jah, et seda on näha, et siis kui tuleb orgaaniliselt kuidagi lihtsalt või siis on nagu väga nagu lükatud taga, et peaks midagi lihtsalt ära tegema. ja see tegelikult paistab välja ja kui on mõnikord olnud niimoodi, et tõesti ongi väga kiire ja ma teen mingisuguse sellise storyline'i või postituse, mis ongi suures osas ikkagi ai pealt tehtud, siis seda on kohe näha, et see ei mõju. Mulle ei kirjutata postkasti, mul ei tule müüke, aga samas, kui ma olen teinud ise ja teinekord just see sisu, mis ma olen teinud spontaanselt ja vaatan, et issand, no see on ikka, see ei ole nagu see ideaal, on ju, siis tegelikult see, kui ma olen selle spontaanselt teinud emotsiooni pealt, siis just selliste postituste peale tegelikult tuleb alati kõige rohkem kirju, et inimesed küsivad, nad kuidagi suhestuvad sellega paremini ja tuleb ka müüki palju rohkem. säilib see inimlikkus. Aitäh sulle meie kuulajatele ja vaatajatele ka ja ilusat nädala jätku ja kohtume juba järgmisel nädalal. Nägemiseni.